lasin just paadi sisse ja taaskord siis kalapäev. Et vaatame, mis siis täna õnnestub kätte saada. Tekkis siis siuke üks vaba pühapäeva hommik. Mis ta nüüd siis enam hommik on, lõuna 12 juba. Ja mõtlesin, et tulen siis vaatan, teen ühe tiiru järve peale, et kuidas kohapoistega lood on. Ilm on siuke sompus, sajab uduvihma, tund aega tagasi tuli laust padukat. Ja ütleme siis nii, et ei ole kehva ilma, kui on head kalariided. Aga vaatame, teen siin mõne tunni järvele tiiru peale ja eks siis paistab, mis siin saab või mis siin on. Hetkel püüdsin siis sellise süsteemiga. Toob väga hästi ahvenat. Siin mitmed vaatajad ja tuttavad on küsinud, et mismoodi ma kajaloodiga kala otsin. Tegelikult see kajaloodiga kala otsimine käib üsna lihtsalt. Enamasti kasutan siis sidescan vaadet ehk siis paadist alla, vasakule ja paremale vaade. Et sellega on siis võimalik vaadata üsna suurt ala, et kus see kala võib paikneda. Aga samas kasutan ka nagu kahte vaadet, kus on siis sonar ja sidescan vaade. Et kui ahvenat otsin, siis vaatan sonari ja sidescan vaatega. Et siis sonari vaade annab mulle ülevaate, kas siis kala on põhjas või on ta põhjast ülespoole tulnud, poole vee peale. Ja siis sidescan vaatega näen ära, kas siis kala on vasakul või paremal. Et kui suured parved on, sidescan annab mulle sellest hea ülevaate. Et sonari vaatest ma parve suurust ei näe. Küll aga näen, kas siis kala on põhjas või on ta lennus. Kajaloodil on siis võimalik panna vastavalt soovile siis erinevaid aknaid korraga. Võid vaadata korraga siin, ma isegi ei ole vaatanud, palju maksimum on, aga minul endal on kõige rohkem pandud siis kaardivaade, sonari vaade ja sidescan vaade, ehk siis 3 akent on korraga lahti.
et siis saan vaadata samal ajal kaarti, kuhu ma sõidan ja siis otsin ka kala samal ajal. Siin on kaardivaade, sonarivaade, sidescan ehk siis ülevalt näitab põhja vasakule ja paremale. Downscan on siis kala leidja, toob kala esile. Ja siis on mul siin pandud Active Target, see on eraldi anduriga. Ehk siis sidescan vaade on siis näete selline, hetkel olen kalda ääres madalas, vett on siin sügavust on siis 1,1 meetrit, 1,2 ja hetkel ei saa siis aru vaatest, et paat seisab paigal, aga lähen siis sõidan ka järve peal, teen tiiru ära, et oleks ka siis hea ülevaade sellest teile. Ja igale aknale on siis võimalik juurde lisada, mida ta soovitab. Minul näitab siis kõige ülemine siin sügavust, järgmine on siis temperatuur, 16,2 kraadi on veetemperatuur ja siin näitab siis akupinget, hetkel on 12 ja alumine siin on siis, alumine näitab siis paadi kiirust ja alla siia on lisatud siis kellaaeg. Menüüd on lihtne kasutada, minul on varjatud menüü, et oleks siis võimalik vaadata täisekraani, võtta pildist maksimum. Aetate menüü peale ja siit saate siis juba edasi seadistada vastavalt oma vajadusele. Minul on siis pandud ulatuseks 18 meetrit ehk siis paadist 18 meetrit paremale, 18 meetrit vasakule. Siis saate siin RC muuta, kontrastsust vastavalt soovile. Ja siis pildivalik, milline taustapilt on. Et on võimalik siin erinevaid värve panna, et kuidas kellegile meele järgi on. Selline on siis menüü osa. Et lihtne kasutada, midagi keerulist ei ole. Kui tahate, võite siit sonari seisma panna, on peatatud. Ulatuse jooned võite märkida endale siia, kui soovite. Paadist siis 5 meetrit, 10 meetrit ja nii edasi. No nii, vaade on siis selline sidescanil, et siin on siis paat. Siin näitab siis sügavust. Ja siit hakkab siis näitama 18 meetrit paadist vasakule ja 18 meetrit paadist paremale. Praegu siis sõidan ühest kiviunnikust üle ja näete, joonistab ilusti siia kõik peale. Et väga hea aparaat ja on näha ka siin kiviunniku ümber ilusaid suuri kalu. Eemal on siis väikse kalaparved ja joonistab ilusti kõik peale. Lõpetan siis tänaseks kalapüügi ja lähen koju. Kodus saun on soe ja õhtul veel vaja linna tagasi sõita. Kalapäev oli äge. Püügiaega oli sellest siis 3 tundi. Kala otseselt kätte ei saanud, ühe korraliku võtu sain, aga pääses kohe minema ja filmilinti seda kahjuks ei saanud. Mõna kõik käis nii kähku. Vedasin lante järgi, trollisin seal ja üks hetk vaatan siis loodi, vaatan et mis asi see on. Algul sõitis kuidagi paha nurga alt üle, ei saanud aru täpselt, mis asi oli. Tulin järgmise tiiruga tagasi, hakkan vaatama, et kuule, mis asi, et paat on põhjast. Et tundus siuke üsna suur paat, täpselt ei saanud aru, mis paat oli, aga tundus siuke progressi moodi, et eest ots kinni ja et mingi nurga alt isegi tundus, et on mootor taga, aga seda täpselt ei teadnud.
aga vägev, kalapäev oli äge, et üks vahva leid järvepõhjast ja emotsioone kuhjaga jälle. Õnnestus siis paat leida järvepõhjast ja päris hea vaate. Et kohe lasen uuesti üle ja näitan teile ka siis seda vaatepilti, et päris korralik leid. Näete, vaadake. Siin on siis paati näha, paat on põhjas, siin. Lasen siit veel korra üle, et sükene päris korralik paat on siin põhjas. Vaatan vähe teise nurga alt üle ja näete, ilusti on näha, paat on põhjas. Hästi ei saa aru, aga tundub, et on mootor ka taga. Aga jah, siis siin trollimise käigus õnnestus nüüd paat leida järvepõhjast ja tundub, et siuke korralik, vaata, et võib-olla isegi siuke 5-meetrine paat. Aga vägev, jällegi taaskord päev korda läinud, kala küll ei saanud, aga siuke huvitav leid järvest. Igati äge, tasub käia kalal. Näete, ei peagi iga kord kala saama, et leiate järvepõhjast mingi huvitava asja ja on jälle päev korras. Olge mõnusad ja minge kalale.